Kas sina tead, mis on valu taga? Ei tea. Räägime siis natuke lähemalt valust. Valu tekib siis, kui inimene on saanud haiget, kas siis füüsiliselt või vaimselt. Õnneks füüsilise valuga tead sa täpset punkti, täpset kohta, mida on vaja ravida, tervendada ja kui sellega hoolikalt tegeleda, see saab terveks ja elu läheb edasi. Vaimse poole pealt on see, et inimesed enamus aega isegi ei tea, mis punkti nad peaksid tervendama, et saada see terveks sellest valust. Nad ei tea. Ja kui nad isegi nagu teavad, kus see on tulnud, siis nad ei oska sellega midagi teha, et seda ravida. Sest kui sul on näiteks põlvevalu, siis sa tead, mis sa tegema pead selle jaoks. Kas määrid siis rohtu, käid arsti juures, arst kirjutab mingit rohtu või määrab sulle mingi ravi või mis iganes. Aga kui sul on valu vaimselt ehk siis sisemiselt, siis arst üldjuhul ei saa sulle kirjutada rohtu selle jaoks või saata sind mingile ravile. Jah, on olemas psühholoogid ja kogemusnõustajad ja kõik sellised. Jah, nad aitavad, aga nad ei saa tervendada sinu sees olevat valu, kui sa ise ei ole võimeline või sa ei suuda, ei taha sellega tegeleda. Sest selleks, et valu saaks terveneda, on vaja sellega tegeleda. See on huvitav, et kui on füüsiline valu, siis kõik inimesed saavad aru, et seda on vaja tervendada, selle jaoks on seda vaja teha, aga kui see on vaimne valu, siis kõigil on nagu, miks ma peaks midagi tegema selle jaoks? See on veel olulisem, see vaimne valu mõjutab meid 1,000,000 korda rohkem kui see füüsiline valu. Jah, ma ei ütle, et selle füüsilise valuga ei peaks tegelema, aga väga paljud füüsilised valukohad tekivad sellest, et sinu sees ehk siis on vaimne valu. Vaimne valu lööb ühel hetkel välja kehasse ja sa võid ravida seda kehapunkti mustmiljon korda, kui tahad, mis iganes moodi, aga sa ei saa kunagi terveks enne, kui sa hakkad tegelema vaimse valupunktiga enda sees. Palun hakka tegelema, tervendama oma valupunkte, sest meil kõigil on need olemas. Need on tulnud elukogemuste pealt, eluõppetundide pealt. Meil kõigil on valupunktid, aga meie ülesanne on nendest õppida, nendest terveneda ja liikuda edasi, mitte jääda sinna valupunkti kinni. Nii et olge tublid, tervendage oma valupunkte ja tšau!